Alustab taskuhääling Peapall. Räägime vutist teadlikult. Tere tulemast kuulama taskuhäälingut Peapall, kus omal asjatundjad arutavad Eesti jalgpalli ja jalgpallurite mõtestatud arendamisest. Selguse huvides täpsustan, et podcastis öeldu on meie isiklikud hinnangud ja arusaamad käsitletavatest teemadest. Tegemist ei ole klubide ja alaliitude vaadete või seisukohtadega. Meie episoodi teema on Eesti jalgpalli noorte töö. Arutleme, milline on meie jalgpalliklubide töö kasvandikega olnud seni ja milline see võiks olla. Räägime ka meie süsteemi kitsaskohtadest ning anname praktilisi lahendusi, kuidas praegusest olukorrast edasi minna. Minu tänased 2 külalist on Vladimir Vassiljev ja David Rasberg. Voova töötab FCI Levadias esindusmeeskonna abitreenerina ning U17 meeskonna peatreenerina. Lisaks sellele on ta ametis Eesti A-koondise abitreenerina. Voova, kuidas sa ise tutvustaksid ennast kuulajatele, kes sinu igapäeva tegemistega kursis ei ole? No, ma arvan, need ametid, mis sa nimetasid, on nagu täiesti sellest nagu nad on, et võib-olla lisaks ütleksin seda, et alustasin oma treenerikarjääri 2005 grupiga Levadias, see oli, ma arvan, 2011 aasta, siis Mati Pari kutsus mind ja arvas, et minust saab hea treener, kuna ma mängisin tema all duublis. Sealt see saigi oma algust, aga töötasin seal umbes pool aastat, kuni palju tegemist oli ülikooliga ja pidin nagu poolele jätma seda projekti. Ja siis mõni aeg nagu läinud edasi, hakkasin mängima jällegi, seal olid vigastused, ristidamed läksid korra kätki mängides ja kui hakkasin taastuma, hakkasin jälle duubli eest mängima Levadias ja siis Argo Arbeiter nagu nägi jällegi, et ma võiksin olla see mängiv abitreener ja sealt nagu jällegi sain sellist impulsi jätkata seda treeneritööd ja siis sain ka 2004 gruppi, see sama U17, ehk siis juba 4 aastat vean seda gruppi ja võin öelda, et selle ajaga on palju kogemus saanud ja vahepeal ka jõudsin isegi jalgpallikooli spordidirektorina saada sellist kogemust. Et sealt mul oli põhiline implementeerida Hispaania metoodikat, mis töötasid välja 2 hispaanlast, kes olid vahepeal ka Levadias töötanud. Ja selline kogemus mul ongi. Okei. Ja meie teine saatekülaline on David Rasberg, kes on siis FC Floras noortetöö juht ja ka treener. Tema juhendada on 2011. aastal sündinud poiste meeskond. Taavi, kuidas sina ennast meie kuulajatele tutvustaksid? Tervist ka minu poolt. Olen sündinud Rakveres, kus 7-aastaselt läksin jalgpallitrenni. Peale põhikooli lõppu kolisin Tallinnasse elama, eesmärgiga siis saada jalgpalluriks. Kuid gümnaasiumi viimasel aastal hakkas mind rohkem huvitama siis treeneriamet ja organisatsiooni juhtimine ja nägin, et avanes võimalus minna Inglismaale õppima. Õppisin 3 aastat Inglismaal, 2015. aastal lõpetasin ja oli võimalus tulla Florasse noorte treeneriks. Ja alates 2015. aastast siis olen olnud erinevate vanuste juures treener ja 2018 aasta algusest alustasin noortetöö juhi ametikohal. Praeguseks juhendan siis 2011 aastal sündinud poisse. Okei, aga Voova, lähme siis teema juurde, et kuidas Eesti jalgpallil praegu läheb? Ütleme niimoodi, et alates sellest aastast on tunda kõvat konkurentsi, ma räägin praegu Premium liigast, et jalgpalliliit hakkas rahastama või aitama finantsidega väikseid klubisid ja selle toetusega nad said endale häid mängijad ja kui vaadata praegu tabeli seisu, siis näha see sama Viljandi tulevik sai häid täiendusi ja praegu igaüks võib võistelda kõigedega võrdväärselt, nagu, et ei ole nüüd nagu kindlalt favoriite. Küll nad on nagu oma nime poolt, aga ütleme niimoodi, mis ma näen väljakul, see tase muutub ühtlasemaks ja kui rääkida nagu noortest, siis ka seesama U17 näide, ma räägin eelmisest aastast, kus oli Nõmme United hästi edukas ja kus oli meie koondis ka nagu kogunemas seda nagu jõudu, et vaadades, kuidas nad võitsid hispaanlased näiteks. Et ma arvan, et me liigume õiges suunas, kuid on palju arendamisruumi. Taavi,
mis sina sellest arvad, kuidas läheb Eesti jalgpallil? Jaa, olen Vovaga 100% nõus. Et me näeme, et Premium-liiga tase on viimastel aastatel kõvasti tõusnud ja liiga on muutunud ka, või on muutumas siis täisprofessionaalseks. Et peaaegu kõik Premium-liiga mängijad saavad mingit sorti tasu mängimise eest siis, on see siis stipendium või palk. Et see on väga positiivne. Et Jalgpalliliit on siin toetusmehhanismidega suure töö ära teinud ja samamoodi me näeme ka, kuidas stipendiumid jõuavad esiliigasse, esiliiga B-sse, et noored, kes mängivad siis madalamal tasemel, saavad ikkagist pühenduda jalgpallile ja loodetavasti teevad selle sammu tulevikus siis ka Premium-liigasse. Kui me räägime noortetööst, siis olen märganud, et viimastel aastatel klubid on hakanud noortetöösse aina rohkem ja rohkem panustama, on tekkimas klubidele konkreetne süsteem, kuidas nad tahavad mängijaid arendada ja see on ainult positiivne. Aga endiselt on veel väga suur samm minna ja maailma tippliigadest oleme me kindlasti veel kaugel. Et tippmängijaid meil ju tegelikult väga palju ei ole. Meil ei ole veel ka palju noormängijaid, kes võiksid siis otse teha seda sammu kuhugile tippliigadesse või tippliigade akadeemiatesse. Et siinkohal on meil pikk tee minna. Te jõudsite ka siin mõlemad juba selle Premium-liiga ja jalgpalluri perspektiivi juurde, et kui palju te hindate, et Eestist on välja kasvanud mängijaid, kes on jõudnud selle nii-öelda hea elu peale, et mida me siis näeme tippklubides siis neid kuulsusi, kes sõidavad Ferraridega ringi ja nii-öelda koguvad suuri summasid. Kõik me teame, kus mängib Klaavan, kõik me teame, kus Mart Poom omal ajal mängis, aga laiemas pildis tegelikult palju mängijaid meil ju tippliigades ei ole. Ma arvan, et siiamaani see süsteemne töö just noortest alates on olnud pudulik või siis mitte rahuldav, et kui me tahame jõuda tippliigadele lähemale, tippakadeemiatele lähemale, siis noortetöös ma näen, et on meil väga suur samm minna. Aga loodetavasti tulevikus me jõuame sinna. Ma olen täiesti nõus seda, et siin võib mainida võib-olla seda, et nagu, mis ma ise näen, et ainult rohkem ja rohkem noori nagu sõidab välja poole Eestit nagu ennast näitamas, näiteks sama Jurgensi näide, Oliver ja et tema küll ei näita ennast juba, aga ta tegi nagu kõvad tööd sellega ja nüüd ta juba Roomas on. Et ma näen ka nagu, et väga paljud teised noored nagu saavad seda võimaluse, mis võib-olla omal ajal meil ei olnud nagu. Et ma ei mäleta, et keegi meid nagu saadaks kuhugile välismaale testimisele või näitamisele, et sellist asja ei ole. Nüüd on see kuidagi rohkem levinud ja ma näen, et sellest, kui me saame võib-olla rohkem skautisi ja Eestisse rohkem sellist nagu spordidirektorid, kes hakkavad pakkuma meil noori nagu väljaspoole, võib-olla siis meil nagu ka suurem tõenäosus, et saavad järgmised Klaavanid oma võimaluse. Et ma arvan, see on nagu üks võti, et ka need välisklubid, kui nad näevad, et sama Oliver Jurgens, Eesti poiss on seal Roomas, et ka võib-olla see tekitab suuremad huvi, et nad tulevad ja vaatavad, äkki on veel sellised poisse Eestis. Ja loomulikult ka Premium-liiga taseme üldine tõus. Mida tugevam on meie liiga, mida paremini me esineme Euroopas, seda lihtsam on meil siis välismaa skautidele, välismaa klubidele silma jääda. Kindlasti. Ja praegu võib-olla isegi see koroonaviirus ka aitas meid natukene, et müüsime neid telemänge väljaspoole, et ka sealt nagu tuli pealt vaatajaid juurde. Et niimoodi ma arvan, et me liigume ikka nagu õiges suunas. Et kuhu mu mõte kinni jääb, on see, et kui me räägime sellest Premium-liigast ja siis jalgpalli perspektiivist Eestis, et siis kas noormängija jaoks on see ikkagi ahvatlev, et kui me teame, et Jalgpalliliidu poolt tuli see toetus, et see on siis ikkagi tegelikult on see 1000 eurot kuus, millest lähevad siis ka mingi maksud maha, et siis kas see on see, ütleme, elu kvaliteet või see palgatase, mille poole, mis peaks neile siis nagu andma ka seda motivatsiooni või kuidas te näete? Ma arvan, et need on esimesed sammud ja see on midagigi, et Jalgpalliliidu suund praegu siis jagada toetusmehhanisme, maksta stipendiume on õige.
sest siis saavad mängijad reaalselt jalgpallile ka pühenduda, et nad ei pea käima täiskohaga kuskil mujal tööl. Et Jalgpalliliit praegu peakski toetama klubisi, sest ma näen, et Eesti klubid ei ole veel piisavalt jätkusuutlikud, et nad suudaksid kõikide nende mängijatel palka maksta ja meil tekiks täisprofessionaalne liiga puhtalt klubide najal. Aga tulevikus ma loodan, et see muutub, et klubid ise on võimelised, leiavad ressursid, leiavad sponsorid, loodetavasti oleme eurosarjades edukad, tuleb seal lisaraha, lisaressurss ja peale sellega esiliiga ja esiliiga B, siis selline üldine taseme tõus ja ka nende, ka stipendiumi maksmine ka nendele, et see kõik aitab kaasa, sest see raha jõuab reaalselt mängijatele kätte. Ja siin ongi oluline vaadata, et nad saaksid pühenduda jalgpallile, et see jalgpalluri amet muutuks ahvatlevamaks, et need noored, kes praegu üles kasvavad, et ka nemad siis näevad, et näed, Eestis tegelikult on võimalik jõuda küll, et on võimalik ära elada ja reaalselt mängida jalgpalli kõrgel tasemel. Praegu me räägime küll 1000 eurost, aga tulevikus võib see olla paari aasta jooksul Eesti keskmine palk ja nii edasi, et loodetavasti see on kasvutrendis. Et Taavi rääkis häid asju, samas ma arvan, et see nagu meie elu Eestis on liiga mugav nagu noortele, et on palju aspekte, nagu, mis mõjutab neid nagu väljaspoolt seda jalgpalli ja väga lihtne astuda nagu sellest teest nagu mööda, nagu, et mitte jalgpalluriks saada, sest näiteks kõrval on sellised ametid, mis toovad nagu sama summa taskusse või isegi rohkemad ja vanemad ka vaatavad selle peale. Et ma arvan siin nagu, just kui me räägime hea olust, siis ma käisin vahepeal siin Serbias vaatamas, mis nemad teevad seal, käisin Krasnodaris, vaatasin seda akadeemiat ja igal pool on see ikka nagu keskmine tase, siis palgatase on nii madal, et ainuke variant nagu kuidagi nagu leida seda päästerõngas nagu ongi nagu läbi jalgpalli läbi lüüa. Ja siis konkurents on ka nii tihe, nad võitlevad seal ja see loob nagu selles mentaliteeti, et nad kõik nagu võitlevad oma koha eest nagu nii jalgpallis kui ka elus nagu, et Eestis see ei ole nii levinud ja kui ma vaatan nagu meie noori sportlasi ja üldse sportlasi isegi nagu premium-liiga tasemel, siis seda nälga nagu puudub. Jällegi, võib-olla nad on nagu mugavustsoonis, nad saavad oma palka ja see palk nagu neile sobib ja kui näiteks jalgpallis nad ei ole läbi, nad lihtsalt astuvad kõrvale, lähevad, võtavad teist ametit ja saavad sama palju palka. Et neil ei ole sellist nagu nälga, et nad tahaksid nagu hammastega seda muru süüa nagu reaalselt nagu, et nad põlevad nagu, et võita igat mängu, võita võib-olla mingid boonuseid, võita tiitlid ja igast asja, et ikka nagu see mugavus mängib oma rolli ja ka vanemad vaatavad selle pilgu alt, et milleks mu poeg läheb pingutama väljakule, seal peab ju jooksma palju, seal peab võib-olla saama mõned löögid, sinikad, mis iganes, kui ta saab minna ülikooli ja teenib võib-olla topelt rohkem, võib-olla tal juba koht olemas isegi vanemate poolt, et see nagu mõjutab tegelikult arengut väga palju. Ehk siis Voova tõi mängu meile selle ühiskonna aspekti siia, et võib-olla see nii-öelda me küll pürgime sinna hea ühiskonna poole, aga jalgpallis võib-olla ei ole kõige parem nii-öelda noorte motiveerimise osas, et nagu sa ütlesid, Serbias siis ei ole väga muud paremat varianti kui jalgpallur elukutse, et saada sinna helgema oksa peale. No ma tahaks nagu mainida mitte isegi jalgpalli, vaid üldse nagu läbi sporti on palju lihtsam ei ütle lihtsam, ka see on suur töö, aga nad näevad nagu neil on sellised idolid nagu Djokovic näiteks või korvpallureid on palju, jalgpallureid on palju, et nii palju sportlasi, kes on saavutanud suurt edu, et neil on nagu head näided nagu ja meil Eestis seda veel ei ole kahjuks ja meil on mõned mängijad, kes on saavutanud edu läbi jalgpalli ja sellepärast ongi nagu, et seal on nagu seda nagu kuidagi nagu, see on nagu sisse kodeeritud neil nagu, et nad võitlevad, sest teine variant neil on minna taksojuhina tööd teha, aga selle eest nagu makstakse nii madalat palka, et see on täpselt nagu see, et sa elad välja nagu, et mitte naudi elu. Hästi. Me jõudsime nüüd selle ühiskonna probleemini ja ma tooksin ise veel juurde siia sellise nagu nüansi, et meie rahvaarv tegelikult on ka niivõrd väike ja see tähendab seda iseenesest, et meil ka heade eeldustega mängijate hulk on äärmiselt madal, mis omakorda
vähendab sellist tugeva konkurentsiga keskkonna loomise võimalust. Ehk siis, et kui Hispaanias on 20 mis iganes miljonites nagu seal elanikke ja igas vanuses on väga suur hulk mängijaid, siis seal on väga lihtne luua sellist hästi konkurentsitihedat keskkonda versus meil on siin ühes vanusegrupis võib-olla 1000-2000 nagu mängijat ja meil on nagu väga raske sellist ühte väga tiheda konkurentsiga treeninggruppi isegi luua. Et kas me ei olegi mitte nii-öelda määratud hukule? Ma arvan, et ei ole. Et ma arvan, et lahendused on kindlasti olemas, kui me vaatame kas või Islandi näitel, et loomulikult meil on väike rahvaarv, aga me ei tohi kindlasti selle alla pugeda. Et kui siin Ajaxil, Barcelonal on võib-olla igas vanuses 3000, 4000, kuni isegi 10 000 mängijat, siis meil on klubides 20, 30 kuni 100 mängijat siin suurtemates klubides, siis selge on see, et konkurents treeninggruppides on meil väiksem kui maailma tippakadeemiatel, aga kindlasti ei tohi me selle taha pugeda nüüd, et ärme üldse hakka tegemagi. Et leiame lahenduse, me peaksime tegema rohkem koostööd klubide vaheliselt Eestis, ehk siis suhtleme üksteisega, me jagame tarkusi, et me saaksime siis seda kvaliteeti tõsta, et üleüldist kvaliteeti tõsta, et siin on lahendused olemas. Jah, Taavi, kõik jutt on täiesti õige, olen sellega täiesti nõus. Et arvan ka nagu, et see elanike arv nagu ei saa meid mõjutada nii palju, sest meil on häid näideid nagu väljaspoolt, nagu, kuidas nagu tehakse tööd, kui tehakse õieti, siis see toob kaasa nagu head tulemust. Et ma arvan et üks asi on lihtsalt nagu meil on talenti, nad on lihtsalt hajutatud võib-olla üle Eesti ja me peame kuidagi tegema sellist asja, et need talendid nagu satuvad õigesse kohta, õigel ajal ja nendega tegeleb õige inimene. Et ma arvan, selle taga on kõik. Voova ütles siin, et meil on talenti ja perspektiivikaid mängijaid. Taavi, kuidas sina näed? Kas Eesti jalgpallis, kui sa vaatad kas või Flora näitel, seal mängijaid väga palju teadsin, et kas on perspektiivikaid mängijaid? Kindlasti on. Meil on need küll vähem kui maailmas tippakadeemiatel, aga nad on meil olemas. Mängijad on küll laiali hajutatud, ehk siis võib-olla erinevate klubide vahel, aga need talendikad mängijad, heade eeldustega mängijad on meil olemas. Et nüüd meie töö olekski see, et kuidas need mängijad siis enda klubides võimalikult head jalgpalliharidust saaksid. Need klubidel lasub väga suur vastutus, et see noorte töö, mida nad teevad, on kvaliteetne, et nad planeeriks enda jalgpallurite karjääri, et nad planeeriks seda käekäiku ja neil oleks kindel visioon, et kuhu nad enda mängijaid või kellele nad enda mängijaid arendada tahavad. Et kui see klubide töö paraneb, kvaliteet tõuseb, siis ma usun, et need talendid lõpuks jõuavad ka premium-liigasse, nad jõuavad maailma tippakadeemiatesse, jõuavad tippliigadesse, aga selleks on meil esmalt vaja vaadata siis otsa ja teha kriitiline analüüs selle kohta, mida klubid siiamaani teinud on noortes. Tulidki siia jalgpalliklubide juurde. Viimased 10 aastat Voova 1-10 skaalal. Kuidas hindad Eesti jalgpalliklubide tööd, noorte tööd? Ma paneks hinnaks keskmist sellest nagu 5. Sest ma arvan, et keegi ei tee ideaalse seda ja samuti keegi ei tee väga halvasti, nagu, sest kõik annavad, ma loodan, et kõik annavad endast maksimumi, aga jällegi vaadates nagu, mis klubid teevad või kui palju nad on haritud, et teha seda nagu 10, hinnale 10. See on nagu küsimus, et ma arvan nagu, et kui võtta kõik kokku, kõik klubid, siis 5 on täiesti objektiivne hinnang. Taavi? Mina paneks indeks 4. Ma arvan, et me ei ole piisavalt kvaliteetset noorte tööd siiamaani teinud, et see on viimastel aastatel, see on küll muutunud, et rohkem ja rohkem klubisi on hakanud panema siis tähelepanu just kvaliteedile. Ma arvan, et siin minevikus on pigem see rõhk olnud noorte töö kvantiteedil, ehk siis noorte töö on see, mis rahastab ära esindusmeeskonna
ja noortetöö ise ei ole olnud siis fookuseks. Ma näen, et see on nüüd viimase 2 aasta jooksul, mis mina olen olnud noortejuht, suheldes teiste klubidega, tehes nendega koostööd, olen märganud küll tõusu, ehk siis positiivsed märgid on olemas, aga me peame endiselt, meil on veel väga suur samm minna, et jõuda maailma tippakadeemiatele, kes on siis 10 palli skaalal 10, et neile lähedale jõuda. Et selleks on meil vaja esiteks rohkem ressurssi, meil on vaja mõtestatud tegevust. Ma näen, et me peaksime tegema rohkem koostööd, et me jõuaks sinna. Sa mainisid, et süsteemne mängijate arendamine. Kirjelda meile palun, et mis asi on süsteemne jalgpallurite arendamine? Jah, väga hea küsimus. Et ma arvan, et see on võtmetähtsusega hetkel Eesti jalgpallis. Meil on noor jalgpallikultuur ja me peame mõtlema, et kuidas me suudaksime teha sammud lähemale maailma tippjalgpallile. Et loomulikult on meil piiratud ressursid, rahaline võimekus, infrastruktuur, mängijate arv, treenerite arv võrreldes maailma siis tippakadeemiatega, aga kuidas leida lahendused, kuidas leida see tee, et jõuda neile järgi. Mina olen selle enda jaoks jaganud 2. Et esimene on organisatoorne pool, kus siis klubi peaks kirjeldama ära, mis on nende visioon, missioon ja väärtused ja kirjeldama enda nägemuse jalgpallist ja vastavalt sellele siis looma eesmärgid, et kuhu poole pürgida. Klubid peavad aru saama, kas nad on siis kasvatajaklubi või nad arendavad mängijad enda esindusvõistkonnale. Kui me räägime veel organisatoorsest poolest, siis ja laiendame seda teemat, siis rahaline võimekus, ehk siis kui palju ressurssi suunatakse noortetöösse, kui suur on see noortetöö staff, kas on olemas noortetöö juht, mida me teame, et Eestis on tegelikult praegu väga vähestel klubidel, mis on treenerite arv, kui palju treeneritele suudetakse palka maksta, kas nad saavad pühenduda täiskohaga treenerametile, mis on see staff, mis ümbritseb neid treenereid, kas on olemas siis kehalise ettevalmistuse treener, videoanalüütik, spordipsühholoog, et meil on sinna veel suur samm teha, aga ma usun, et kõik klubid, kes tegelevad noortetööga ja kes tahavad mängijad arendada esindusmeeskonnale tippakadeemiatesse, siis peaksid kindlasti sinna rahalist ressurssi ka pühenduma. Loomulikult on vaja mõelda läbi, mis on klubi kogukond, ehk siis mis see plaan on, kuidas võimalikult hästi seda kogukonda kaasata klubi tegemistesse. Ja kui me räägime sisulise poole pealt, mis on siis see teine pool, siis klubid peaksid mõtlema enda jaoks täpselt välja, et mis on see mängumudel, ehk siis visioon jalgpallist, millist jalgpalli me soovime mängida ja kuidas me soovime olla edukad. Teiseks siis treeningmudel, ehk siis millised peaksid nägema treeningud välja. Kolmandaks õppekava, mis vanuses me kindlaid põhimõtteid ja oskusi õpetame. Ja kui need aspektid on ära kirjeldatud, siis tuleb mõelda sellele, et kuidas seda infot kõige paremini mängijateni viia, ehk siis kriitiliseks kohaks saab treenerite arendamine. Just siis vastavalt sellele klubi visioonile, et kui kõik treenerid liiguvad ühiste eesmärkide suunas, siis on lihtsam ka klubi eesmärke täita ja klubi visiooni täita. Et tegelikult siiamaani paljud Eesti klubid ju ei tegele siis treenerite arendamisega sellisel tasandil, et see oleks edukas, et kõik räägiksid ühist jalgpalli keelt ja kõikidel on siis need samad eesmärgid, et näed, et meie mängijad peavad olema sellised ja sellised, et nad lõpuks esindusmeeskonnas oleksid edukad. Et kokkuvõtteks siis tuleks kirjeldada ära, ehk siis loomulikult on vaja alusdokumente, arengukava, mänguplaani, siis kuidas see kommunikeerida treeneriteni, et see info kõigil oleks ühtlane, et see oleks õige ja siis tuleb pidevalt ka jälgida neid protsesse, et pidev analüüs, kas liigutakse eesmärkide poole või kaldutakse kuskil kõrvale, et kui need eesmärgid on olemas, siis on seda ka lihtsam analüüsida. Ma näen täpselt samu probleeme, aga ma arvan et võib-olla isegi esialgu piisaks akadeemiatest nagu ütleme peatreenerist, ehk siis kes vastutakski kõikide gruppide eest, nagu kes reaalselt vaataks igapäevaselt, see olekski tema nagu ainuke põhitöökoht,
kus ta vaataks kõik treeningud läbi, mis ta reaalselt saab nagu füüsiliselt. Teeks koos treeneritega analüüsi, filmiks neid, analüüsiks, saadaks võib-olla isegi vanematele mingit tagasiside, vaataks metoodiliselt nagu, kuidas üks või teine grupp peab arenema, vaataks mängijate profiile, kui näiteks, miks ma räägin nagu peatreenerist, sest ma olin jällegi mul hea näide, et Krasnodari akadeemias küll neil ressurss väga suur, nagu Taavegi ütles, nagu, et kõik nagu tavaliselt ongi nagu ressurssi taha, kas meil on raha, et me saame investeerida õigetesse inimeste, saame palgata endale rohkem tööjõud, aga seal näiteks on olemas üks peatreener ja teised treenerid igapäevaselt, neil on koosolekud, kus nad annavad vastutus nagu oma tegevuste eest. Nagu. Meil seda Eestis puudu ja praktiliselt iga treener saab teha trennis seda, mida ta ise soovib. Ja kui me tuleme tagasi metoodikale, siis ka metoodikat ma ausalt öeldes nii palju, kui ma töötanud, ei näinud, et ükski klubi kasutab reaalselt nagu mingit omad metoodikat ja kõik treenerid teevad selle metoodika järgi oma tööd nagu. Et küll ma nägin, on välja töödeldud, et näiteks isegi, nagu ma ütlesin, Levadias meil oli hispaanlaste poolt välja töödeldud metoodika, aga ma ei saa öelda nagu, et kõik treenerid võtsid ta kasutusele. Kuigi me oleme lojaalsed nendega, me olime paindlikud ka, me andsime neile vabadust valida, et põhimõtted samad, aga no võib-olla treenimisviis on erinev, aga samas ma ei näinud, et see nagu toimib seni, kuni tuleb üks reaalselt nagu inimene, kes võtab kõik enda kätte ja hakkab seda nagu arendama. Et nii, ma arvan, see ongi nagu inimese loomu poolt niimoodi, et kui neid ei kontrollita, siis nad teevad seda, mida nad tahavad. Ja ma arvan, see ongi võib-olla üks asi, nagu, et kas võime nimetada teda noorte tööjuhiks, aga ma arvan, noorte tööjuht on nagu selline laiem nagu teema. Aga peab olema mingi peatreener, kes vastutab just nagu kõik, mis sõltub nagu sportliku poolega nagu seal klubis. Ja teine asi nagu ongi see klubi visioon ja mängijate arendamine, et kindlasti peab olema projekti põhine, et ütleme, võtame alguses talendikaid poisse, nagu, keda me näeme reaalselt, et nendest võivad saada järgmised esindusmängijad, et nendele tuleb teha mingid profiile, projekte, et kus nad on praegu, näiteks nad on 10-aastased ja kuidas me tahame, et nad jõuaksid esindusse. Et detailne planeering ja jälgida seda, ütleme, aastaselt või iga poole aasta taga, et kas toimub mingi areng, kas ta on reaalselt see talent, keda me vajame ja kogu aeg anda temale tagasisidet ja võib-olla isegi vanematele tagasisidet, et ta ei astuks kõrvale kuidagi meil. Ja näidata vanematele ka, et me oleme huvitud selles mänges, meil on olemas täpselt tema tulevikuplaan ja siis vastavalt sellele ma arvan, et me saaksime arendada häid mänge. Ma siinkohal veel lisaks, et väga head mõtted Voova poolt. Et minu jaoks siis noortetöö juhi roll koos spordidirektoriga ongi välja töötada see nägemus, et millist jalgpalli me soovime mängida ja milliseid mängijaid meie esindusmeeskond vajab. Et noortetöö juht peaks jälgima kogu seda protsessi ja tema on see vastutav isik, kes näeb seda laiemat pilti. Et kui on klubidel võimalus luua ka metoodika osakond, ehk siis selline mentorlusprogramm, et on kindlad treenerid, kes siis vastutavad enda vanusegruppide eest või siis mingi kindla vanuseastme eest, siis nad käivad treeningutel, annavad treeneritele tagasisidet, peavad koosolekuid, räägitakse ühistest eesmärkidest, räägitakse ühisest õppekavast, treeningmudelist, mänguplaanist, siis see info liikumine ongi just ülimalt vajalik, et kõik treenerid kogu aeg teavad, et kuidas nemad saavad siis edasi areneda, kuidas nemad saavad paremateks treeneriteks ja kuidas see info, siis mis klubi siseselt on välja töötatud, jõuaks kõige paremini mängijateni, et pidev analüüs treeningprotsessist. Et kui treenerid teevad, mis nad tahavad, mis on üldjuhul Eestis siiamaani olnud, siis klubid ei pruugi liikuda ühiste eesmärkide suunas, ehk siis need mängijad, keda nad arendavad enda käekirja järgi, ei pruugi olla need, keda esindusmeeskond just vajab. Treener üksi ei pruugi näha seda laiemat pilti, kus kohas siis noortetöö juhi roll tulebki eriti nagu oluliseks. Ma tõesti nõus, et siin võib-olla lisaks veel seda, et seesama nagu treener ei näe ja reaalselt on tavaliselt nagu iga treener on erinev nagu ja neil on omad momendid nagu peas, aga peabki olema üks inimene, kes teab, mis mängijad meil vaja esinduse, sest iga treener avab, et võib olla vaja tehnilisemalt. Üks mängib, ma ei tea, juulisemad jalkad, siis ta ütleb, et ei, tegelikult meil vaja esinduse teist tüüpi nagu mängijad, aga ongi üks inimene, kes kontrollib, mis mängijad tüüpe me arendame
selleks, et esindusse lõpuks jõuaksid oma kasvandikud, mitte et peaks iga aasta tooma uusi välismaalaseid ja siis iga aasta uus kokkumäng ja me ei tea ka, millised need välismaalased tulevad. Ja teine veel asi, et kui me tuleme talentide juurde, siis seesama nagu, et see talent nagu võib sattuda treeneri ka alla nagu, et keda ei kontrollitata ja siis lõpuks talent kindlasti, kuna tal on potentsiaal väga suur, ta jõuab mingi tasemele ja on neid Eestis väga palju, aga me võime ainult arvata nagu subjektiivselt, et kui see näiteks mängija satuks õigel ajal teise treeneri või süsteemi, kus on tehtud korralik projekt temale, mis siis temast saaks? Võib-olla mõned näited nagu Klaavan omal ajal nagu õigel, ta oli noor, kui ta sattus välismaale. Et see ongi nagu, kui ta jääks näiteks Eestisse veel mõneks ajadeks, kas ta jõuaks nii kõrgele. Et ma arvan, ongi nagu, et mitte, et me peame nüüd noori poisse kohe saatma välismaale, vaid me ise nagu tekitame välismaad siin Eestis nagu, et me ise arendame neid nii kõrgele, et nad siit jõuavad nagu tippudesse. Et see, ma arvan, ka üks point. Jah, et klubid ju ise loovadki enda visiooni jalgpallist, et kuidas nemad tahavad jalgpalli mängida. Et kui see info klubi siseselt liigub, kui peetakse piisavalt koosolekut, kui räägitakse ühises jalgpalli keeles, räägitakse ühistest eesmärkidest, siis tegelikult see ju viibki seda klubi edasi, ja viib ka Eesti jalgpalli edasi, et kui kõik klubid mõtleksid samas suunas, et see noorte töö on äärmiselt väärtuslik ja me peame seda tõesti hindama ja sinna panustama. Tõesti. Ühed poolt me näeme, et klubides ei tehta siis nii-öelda õppekava kohast nagu tegevust, ehk siis ei ole nagu selgeks tehtud, et kuidas see mängija, nagu Vova ütles, siit U6 või kuskilt täiesti algusest jõuaks välja esindusmeeskonda. Aga teiselt poolt teiti juba välja ka, et treenerite osa, et kuidas te hindate Eesti noorte treenerite taset praegu? Ma korraks tuleks veel eelmise punkti juurde tagasi. Ma arvan, et paljudel klubidel Eestis puudub teadlikkus, et mida tuleks teha selleks, et luua kvaliteetne treeningkeskkond ja treeningprotsess. Ja ma arvan, et me peaksime tegema klubide vaheliselt palju rohkem koostööd, et jagada tarkusi ja siinkohal kaasama ka alaliitu. Et paljud klubid saadavad enda treenereid väliskoolitustele, välisakadeemiatesse, aga nüüd on oluline, et kuidas see info siis tagasi jõuaks ja kuidas me kõik sellest võidaks. Me peame muutuma palju avatumaks ja usaldame üksteist, sest me kõik ju tahame parimat Eesti jalgpallile, et meie A-koondis oleks tugev, et me suudaksime olla edukad, et meie noortekoondised oleksid edukad ja selleks on need ühised arusaamad ja ühised alused ääretult oluline. Igaüks ju lõpuks valib enda jaoks välja, et mis on just tema jaoks parim ja see teadlikkuse tõstmine, ma näengi, et ongi see kriitilise tähtsusega hetkel. Kui me räägime treenerite üldisest tasemest, siis ma arvan, et vähemalt minu kogemus näitab, et viimastel aastatel ambitsioonikate treenerite arv, just nagu noorte treenerite arv on tõusnud. Et nähakse, et treeneri töö eest on võimalik ära elada, ei pea tegema mingit muud tööd samal ajal, et on võimalus keskenduda ja pühenduda ennast täielikult siis noorte treeneri ametile. Treenerite tasemest, ma arvan, et see on rahuldav, sest meil on olemas ju toimiv jalgpalliliidu koolitussüsteem, kus treenerid saavad areneda, aga kindlasti peaks klubid ka enda jaoks läbi mõtlema, et milliseid treenereid nad tahavad arendada, samamoodi nagu ka läbi mõtlema, et milliseid jalgpallureid nad tahavad arendada. Et kui luuakse need arendamisprogrammid, näiteks kui palju üks treener peaks käima aastast teiste treeninguid vaatamas, kui palju ta peaks käima jalgpalliliidu täiendkoolitustel, kui palju ta peaks teiste treeneritega suhtlema, koosolekutel osalema, et see kõik loob siis selle aluse, et treener saaks areneda. Et kui klubid ju teavad lõpuks kõige paremini, et näed, et sellesse vanusesse on meil vaja sellist ja sellist treenerit. Ideaalis tekivad siis igal klubil sellised vanusastme spetsialistid, kes siis on just temale kõige paremini sobivas treeningkeskkonnas treener. Et kui treener on jäetud üksinda klubis, siis tema ei pruugigi näha seda laiemat pilti, nagu me ennem rääkisime, ja võibki tekkida see, et tema liigub ühes suunas, teine treener tema kõrval liigub teises suunas, aga klubi hoopis tahab,
et treener arendaks mängijaid selles kolmandas suunas, et nüüd siin see info liikumine ka klubi siseselt on väga oluline, et treener ei tunneks, et ta on jäetud üksinda, vaid et ta teab, et need on tema eesmärgid ja tema peab neid täitma ja siis klubi areneb ja me saame tulevikus endale tugevad esindusmeeskonnad, esindusnaiskonnad, kes siis on ka Euroopa tasemel edukad. Täiesti nõus, et ma arvan, treeneritega peaks olema täpselt samasugune case nagu ka mängijatega. Et klubil peab olema täpne profiil treeneritest, nagu keda nad skautivad ja keda nad tahavad endale. Sest treenerid on erinevate stiilidega ja kindlasti ma arvan välismaal niimoodi tehakski, et kui vaadata isegi nüüd Barcelona näitel, et miks nad võtavad endale näiteks järgmist treenerid, mis mängib sama stiili, sest nad kindlasti teavad, mis nad tahavad mängida ja peale näiteks seal Pep Guardiola oli, siis oli seal peale teda Luis Enrique ja kõik mängivad nagu sarnast jalgpalli, samamoodi siin võikski olla nagu, et vahet ei ole, kas see on akadeemia või esindusmeeskond, et klubil on kindel nagu põhimõte, kindel visioon, kuidas nad tahavad mängida, mis mängijad nad tahavad arendada ja siis vastavalt sellele nad skaudivad enda treenerid. Aga kuna treenerite arv või konkurents on nii madal nagu Eestis, siis seda on ka võib-olla raske teha, aga nagu Taavi mainis, et me võime ju võtta treenerid, et meil vaja, et ta oleks lojaalne, et ta mõtleks samas suunas, mis nagu klubi ja siis saata ta mingi koolitustele, kus ta saab nagu neid vajalikke teadmisi, et saaks nagu arendada mängijad jällegi neid, mida vaja klubile. Et ma arvan, ainuke viis, kuidas seda teha, ongi selline, et sest Eestis võib-olla nendes koolitustel antakse sellist nagu informatsiooni, mis ei ole piisav selleks, et arendada häid mängijad. Küll nagu seal antakse mõned mõtteid, aga ma arvan, et see info kogus või siis see sügavus ei ole piisav selleks, et arendada väga häid treenereid. Et kindlasti treener peab olema ise ambitsioonikas, kuid ka klubi peab investeerima treeneritesse nagu rohkem ja saatma neid võib-olla välisklubidesse vaatama või koguma seda kogemust, infot ja konspekte kirjutavad, toovad tagasi klubidesse, siis klubid jagavad seda jällegi omakord. Ma arvan, see peab olema täpselt samamoodi nagu noortetöös nad peavad jagama seda infot, samamoodi treenerid peavad oma vahel jagama seda nagu oma kogemusi, siis me saame seda taset tõsta. Aga praegu tundub, et iga treener mõtleb ainult enda peale ja keegi, nii palju kui mina olen ka treeneritega rääkinud, on, ma ei tea, võib-olla 6-7 treenerit Eestis nagu kellega me jagame infot, nagu ülejäänud on kas kinnised või siis lihtsalt ei tahagi areneda, nagu, et see on ka üks kultuur, nagu, mis on puudub Eestis, nagu, et just nagu treenerite oma vaheline koostöö mingisugune. Ma ei räägi klubi siseselt, vaid klubiga väliselt, nagu, et meil see info üldse ei liigu. Nagu. Ja me tahame nagu saavutada supertaset või mingit sellist taset, et me suudame nagu võistelda Euroopa areenil, aga samas meie teadmised on nii kinnised, et sealt nagu raske minna. Ma siin lisame seda, et treenerite ambitsioonikus ja treeneri elukutse ei ole ju tegelikult olnud ahvatlev ja ei ole palju treenerid, kes näevad ennast kui tipp noorte treeneritena. Et viimastel aastatel olen näinud siin sellist nagu suhtumise muutust, et on tekkinud juurde heas mõttes fanatte, kes reaalselt tahavad Eesti jalgpalli arendada, kes tahavad klubis mängijaid arendada ja näevad, et nende töö on väärtuslik ja see viib meid kõiki edasi. Et treeneril endal loomulikult lasub väga suur vastutus, sest tema on lõpuks see, kes läheb väljakule ja viib need trenne läbi. Ehk siis treener ise peaks eelkõige olema avatud ja avatud sellele informatsioonile ja nõus siis koos töötama klubi juhtidega, noortede juhiga, sest me enne mainisime ka, et see talendi kogus on meil piiratud ja iga mängija on meil kulla hinnaga. Et treenerite arendamise poole pealt või arendamispool on just see, kus me saame suure sammu teha järgi maailma tippakadeemiatele. Treener ise näeb, et mis on tema kitsaskohad, kus on temal vaja juurde panna. Klubi kogu aeg monitoorib seda protsessi ja aitab treenerit ja sellega me saame luua siis treeneritele selle omaniku tunde, et tema töö reaalselt lõpuks tähendab väga-väga palju. Et kui meil see struktuur puudub, kui arendamisprogrammid puuduvad, kui klubi juhte ei huvita, mida nende treenerid teevad, ei käi trenne vaatamas, tagasisidet ei anna, siis me ei saa ju ka eeldada, et 5-10 aasta pärast me mängime tippakadeemiatega võrdselt. Et see heas mõttes ambitsioonikus, et treener tahab, et tema mängijad ja selle klubi mängijad jõuaksid selle kõige kõrgemale tasemele, on oluline.
ma arvan, siin ongi see õige sõna vastutus nagu, et treener ka peab vastutust võtma, sest tema ju tegeleb nagu noorsportlasega, kelle tulevik on tema käes nagu. Et tihtipeale nagu ka vaadates nagu seda treenerit tööd nagu selline tunne, et nad tulevad sinna lihtsalt aega vette, mitte nagu investeerima oma teadmisi ja aega nagu mängijatesse. Ja ka võib-olla see ongi see, kui me tuleme tagasi mängijateni, et see mugavustsoon ka treeneritel nagu, et nad saavad mingisugust palka ja nad arvavad, et nad teevad täpselt sama palju, kui see palganumber on. Aga minu arust see on nagu täiesti valesti, et kui sa juba võtsid seda ametit, siis vahet ei ole, palju sa saad palka, sa panid allkirja, sa pead nagu endas nagu maksimumi alati nagu iga trenni andma nagu noortele, et nemad ju ei ole süüdi, et sina nagu võtsid seda pakkumist, et sina tahtsid treenerina tulla. Aga vaadates kõrvalt vahest on selline tunne, et treenerid ei võta seda vastutust nende eest, nagu nende poiste eest, keda nad treenivad. Te rääkisite siin juba sellest, et klubi peaks siis investeerima treenerisse, et saatma ta sinna koolitustele ja siis arendama noormängija, investeerima rohkem siis ka noormängijate arendamise protsessiks, palkama ka tegelikult klubis noortetöö juhi, et aga ma arvan, et kui me küsime siin ükskõik millise noorte tööga tegeleva klubi käest, jalgpalliklubi käest, siis ma arvan, et kõik ütlevad meile, et nad teevad enda parima. Mille taha see asi praegu jääb meil siis? Ma arvan, et see jääb klubijuhtide teadlikkuse puudumise taha ja noorte tööd ei väärtustata piisavalt ning ei panustata piisavalt ressurssi selle arendamisesse. Et ma loodan, et meie jalgpallikultuur muutub ja klubijuhid näevad, et noorte tööl on reaalne väärtus. Et ainult nii me saame teha sammu edasi. Et alaliit saab loomulikult koordineerida klubide vahelist suhtlust, saab aidata tuua väliskoolitajaid sisse, saab jagada enda teadmiseid ja saab määrata ka mingi suuna, aga lõpuks klubid on need, kes valivad siis enda jaoks selle õige tee või selle parima tee. Et me teame, et jalgpalliliit on siin käivitamas ka programmi, kus palgatakse siis noortetööjuhid klubidesse, sest eeldatakse, et klubidel ei ole piisavalt ressurssi, aga ma ei näe, et see on jätkusuutlik, sest klubid peaksid ise tajuma, et need vastutavad isikud noortesüsteemis on ülimalt olulised, et sealt noortesüsteemist hakkaksid lõpuks ka väärtuslikud mängijad esindusmeeskonnale välja kasvama. Et loogika ütleb, et enda noortesüsteemis peaksid tulema kõige paremad mängijad esindusmeeskonnale või esindusnaiskonnale, sest nemad on kõige paremini kursis klubi väärtustega, klubi eesmärkidega, mängustiiliga, nõudmistega ja nende põhimõtetega, mida treenerid siis reaalselt väljakul ka ellu viivad. Et kui nad on noortest saadik seda õpet saanud, siis nemad peaksid olema kõige sobilikumad mängijad lõpuks. Kui meil tõuseb ka treenerite kvaliteet, ehk siis meil ei ole enam 1, 2 või 3 fanatti klubides, vaid kõik klubi treenerid on siis teadlikud enda tööst, enda eesmärkidest ja on nõus panustama siis enda aega selle arendamisesse, siis nii me saame teha sammud edasi. Ja ma olen täiesti nõus, et need on alibid nagu klubide poolt, et nad teevad oma maksimumi, et ei saa kunagi öelda, et sa teed maksimumi. Ma arvan, et alati on arenemisruumi ja kõik sõltub lihtsalt sellest nagu visioonis, kas klubi tahab kasutada neid noori pärast nagu tulevikus nagu esinduses või siis nende visioon on üheaastased nagu igasugused projektid, et nad mõtlevad ainult täna võidame titlit või ei võida, me siis edaspidi vaatame, kui näiteks me võidame kord seda liigat, siis investeerime äkki noortesse, kui ei, siis ikka nagu valivad mingit teistsugust teed, et ma arvan, kui klubi võtab endale sihiks, et me tahame võimalikult palju noori akadeemias nagu esindustes, siis kindlasti see hakkab muutma ja teine asi, see ongi see pädevus nagu, et võib-olla klubides nagu puudub lihtsalt inimene, kes suudaks nagu seda ideed nagu maha müüa omanikutele, suudaks leida võib-olla, kui omanik ei taha kaasa tulla, siis suudaks leida võib-olla sponsorid selle projekti alla, aga kindlasti on igasugused teid olemas ja nüüd vaja teadmisi ja fanatikuid sinna juurde. Te ei ole kumbki maininud, siin Vaava lõpus natuke rääkis sellest finantspoolest, et ma küsin siis otse, et kas teie arvates on Eesti klubidel olemas finantsvõimekus, et saatagi oma treenereid väliskoolitustele, palgata inimesi juurde, tõsta oma töö kvaliteeti ja see tähendab ka seda, et siis treenerite palgad peavad nagu tõusma, et kui see konkurents ka tekib sinna. Kõik oleneb sellest, mis on klubi prioriteedid.
kui su prioriteet on esindus, siis sa ei saa ka eeldada, et sinu esindusvõistkondadele kasvavad iga aasta kvaliteetsed mängijad juurde. Et kui klubijuhid tajuvad noortetöö olulisust ja on nõus sinna ka panustama, siis sa ei pea ostma iga aasta endale uusi mängijaid mujalt Eesti klubidest või välismaalt, sest sa tead, et sul tulevad kvaliteetsed mängijad peale noortesüsteemist. Et mis see suhe olema peaks, siis esindusmeeskonna ja noortesüsteemi panustamisesse on iga klubi enda otsustada, aga mina kui noortetööjuhina loomulikult tahan, et noorte tase tõuseks ja et me suudaksime mängida tulevikus ka tippakadeemiatega võrdselt, aga selleks on meil vaja esmalt luua tingimused Eesti-siseselt, et kasvaks see konkurents, et noored saaksid iga nädalaselt tugevaid mänge ja on valmis siis rahvusvahelisel areenil võitlema. Et ma loodan, et kõik klubid tahavad süsteemset tööd teha ja tahavad enda metoodikat siis välja arendada esindusmeeskonnast või esindusnaiskonnast siis noorte süsteemini välja. Et lõpuks me ei hoia ju enda talente või enda mängijaid sellega või ei kasvata neid kvaliteetseid mängijaid sellega, et me lihtsalt investeerime mingi X summa aastas, aga me ei jälgi, mis seal edasi toimub. Ehk siis meil ei ole õrna aimu ka nendes protsessides, mis noortesüsteemis toimuvad ja meid see ei huvita. Et need eesmärgid ja see pidev analüüs, kas me liigume õiges suunas, on vajalik. No, täiesti nõus, et ma arvan, kes otsib, see leiab, et alati saab leida raha ja investeerida seda õigesse kohta, lihtsalt ongi vaja nagu inimest, kes hakkab kontrollima seda. Et ma ei usu, et üks asi, et sa ei saa võib-olla lubada endale nagu saata treenerid nagu välismaale koolitustele, aga ka võib-olla siin leida mõned, ma tean, et siin tihti Jalkaliidus on mingid koolitused käivad läbi, aga nüüd küsimus, kui palju treenerid nagu külastavad neid ja mis eesmärgiga nad lähevad sinna. Ma täiesti usun jällegi, kui klubi tahaks, siis nad saaksid Jalgpalliliidu koolitajatega arendada mingisugust koolitust või kutsuda võib-olla kõikide klubi, näiteks eesmärk on näiteks koolitada oma treenerid ja nad kutsuvad kõik koos nagu mingisugust spetsialisti, kes koolitab kõiki treenerid korraga. Et näiteks nagu siin Verheen vahel käis või oli vist niimoodi tehtud, et kellegi Tabasalu poolest või keegi nagu Orgunnisena, ma mäletan täpselt nagu kes, aga näiteks jah, et kui oleks hea koostöö, siis alati võib leida nagu võimalus koolitada treenerid. Ja võib-olla klubi ütleb, et mul ei ole raha, aga kui 10 klubi nagu teevad seda, siis kindlasti nagu 10 peale saab juba mingi raha kokku ja kutsuda siia spetsialist koolitamiseks. Või siis jällegi, nagu ma mainisin, nagu Jalgaliidust paluda abi või siis ise natukene surfata ja leida mingid teadmisi või läbi tutvuste leida treenerid, kes võiks anda kas või materjali mingisugused ja nii edasi ja nii edasi. Et alati on võimalus, lihtsalt nüüd on küsimus sellest, kas me oleme mugavustsoonis või me tahame kõik koos nagu teha suurt sammu edasi. Jah, ega treenerite välismaale saatmine on kulukas protsess ja paljudel klubidel ei pruugigi olla seda ressurssi, et saata nüüd 5 või 10 või 15 treenerit iga aasta välismaale harima, aga siin tulebki mõelda lahendustele, et kas meil on võimalik saata näiteks üks treener välismaa koolitusele või kuhugile välismaa akadeemia külastusele, kes siis tuleb tagasi ja jagab kogu seda infot teiste treeneritega. Et ma tulen tagasi jälle noortetöö juhi olulisuse juurde, sest tema on see vastutav isik, kes teab seda eelarvet, kes teab, mis on need eesmärgid, kuhu suunas liigutakse ja kuidas kogu see protsess siis toimib, siis ega treeneril ju ei pruugi olla seda suuremat pilti, ega treeneritel ei ole ka üldjuhul ülevaadet sellest klubi eelarvest, et mis on võimalused saata. Aga noortetöö juht on siis see isik, kes näeb, et see koolitus oleks meile vajalik, mine sina sinna, järgmine aasta saadame kellegi teise, aga see info jõuab vähemalt sinna klubisse. Ja klubid üldjuhul ju Eestis toimivadki niimoodi, et on olemas see tegevjuht, kes siis kogu selle eelarve eest vastutab, aga ta ei pruugi olla jällegist kursis selle noorte töö metoodikaga nii hästi. Et kui on olemas vastutav isik ja see metoodika osakond näiteks, siis nemad saavad kogu seda protsessi nagu luua ja jälgida, et me liiguksime õiges suunas. 100%, et ma arvan, et enamustel klubidel nagu puudubki see inimene ja selle taga kõik on, aga ma arvan, et kõikides klubides peab tekkima see noortetöö juht, peatreener
ja siis ma arvan, seda asja nagu lihtsam hallata. Et nagu kõik need protsessid, mis käivad nagu seal klubis. Mul endal oli nagu kogemus, et just nagu Taavi rääkis, et saata üks treener nagu välja ja tuua nagu materjale sisse. Et ma ise mäletan, omal ajal käisin Rootsis, Eslov Akadeemias, seal oli treenerite akadeemia, ma nägin, kuidas nemad õpivad seal treeneriteks, seal oli C ja B litsents, nad õpivad seal esmaspäevast reedeni, iga päev neil on need, see on nagu tavaline kooliprotsess nagu. Ma nägin, kui suur pannus nad teevad ja ma võtsin seal nii palju materjale, tõin tagasi, jagasin treeneriga. Nüüd on siis järgmine küsimus, kas treenerid tahavad ise seda materjali või mitte. Nagu. See ongi jällegi see küsimus, nagu, et klubi peab skautima neid treenereid, nagu, kes tahavad, nagu, kes on ambitsioonikas. Sest üks asi, me toome neid teadmisi, teine asi, kes nad võtavad vastu, sest tihtipeale nad kuulavad, vaatavad ja ikka arvavad, et nad on targemad kui sina või kui seal Rootsis keegi. Et see on jällegi nagu selline küsimus, et mis treenerid me võtame akadeemiasse, kuidas me koolitame neid ja nii edasi. Siin me tuleme tagasi selle juurde, mis suuna klubi on valinud, et kuidas nad tahavad jalgpalli mängida. Ja kõige olulisem siin ongi see, et see info jõuaks treeneriteni, et nende teadlikkus kasvaks ja et nad saaksid seda väljakul võimalikult hästi siis ka ellu viia, et klubis olevad mängijad areneksid selles ühes suunas, et nad lõpuks oleksid, et klubi lõpuks oleks edukas. Et kui toimub piisav arv koosolekuid, kui treenerid on avatud üksteisega suhtlema ja jagama seda infot, siis selles ei ole ju kunagi midagi halba. Treenerid peavad ise olema siis piisavalt pädevad ja oskama seda infot omaks võtta, et väljakul see lõpuks realiseeruks võimalikult edukalt. Ja siin tuli kohe see mõte, mis oli nagu peas, just nagu, et treenerite üksteisse nagu info jagamine, et ma mõtlesin seda, et need vana kooli treenerid nagu, et nemad mingi põhjusel ei taha oma teadmisi anda nagu noorele põlvkonnale. Kas nad arvavad, et siis noored võtavad nende töökoha ära või mis on selle taga, aga kindlasti ma näen seda, et noored treenerid, nagu neil ei ole teadmised näiteks tehnikas üldse, nagu, mis on vana kooli treeneritel. Ja kui näiteks mingi ime juhtuks, et need vana kooli treenerid annaksid seda üle, siis ma arvan jällegi Eestis oleks nagu palju rohkem häid treenerid kohe päeva pealt. Sest need noored treenerid, nad õpivad YouTube'is enamus või siis koolitustes need mis on jalgpalliliidu poolt, aga seal suht vähe infot selle tehnika poole pealt, nagu, et kõik tahavad kohe implementeerida taktikad ja see vahed ei ole nagu mis vanuses, ehk isegi ka seal, ma ei tea, 2010 grupp ja juba näed, et treener räägib rohkem taktikast kui baasoskustest. Ja see on nagu suur probleem, mida võikski lahendada sellega, et lihtsalt nagu see info jagamine, et kogemuste jagamine. Jah, ega treenerid ise ju ei pruugi teada, kuidas seda klubi valitud mänguplaani kõige paremini ellu viia ja kuidas kasvatada kvaliteetseid mängijaid esindusmeeskonnale, aga kui me teeme nüüd klubi siseselt koostööd, kui meil on piisav arv koosolekuid, siis me saame kõigest sellest rääkida, me saame rääkida nendest probleemidest, me saame rääkida, et kas mingi metoodika osa vajab muutmist, aga selle jaoks ongi vaja istuda ühes ruumis koos. See kõik ju tekitab ka ühtekuuluvustunnet, treener sinu kõrval näeb, et sina oled nõus enda aega pühenduma ja tahab ise ka edasi areneda. Et see ühine jalgpallikeel on oluline klubides välja töötada siis esmalt ja siis ka seda ellu viia. Ja, aga mingisugune mentaliteet on tekkinud, mis ma ise näen, et keegi ei taha jagada. Kõik on hästi kinnised ja kõik kardavad oma koha pärast, nagu, et äkki mingil juhul see sama treener, kellele ma annan seda infot, pärast nagu võtab minu töö üle või mis iganes. Et seda nagu meil kahjuks nagu Eestis ei ole levinud ja see ei ole ainult jalgpallis. Ma nägin seda ka, kui töötasin näiteks IT-valdkonnas, igal pool oli niimoodi. Et mingi pärast on meie eestlaste mentaliteet selline, et nagu hoiame infot nagu enda teada ja ei taha jagada. Et see on ka üks nagu suur probleem, nagu, mis ma näen meie kultuuris. Paneme selle kompoti kokku, et meil on, saame väga kvalifikatseeritud treenerid, klubid töötavad välja oma selle õppekava, treeningmetoodika, aga kuidas me teame, et 10 aasta pärast me ei istu uuesti siin lava taga ja ei räägi sama juttu, et meil ikkagi ei ole nagu kvaliteetset tööd? Ega kunagi ei teagi, aga kui metoodika on välja töötatud, siis me saame seda ju pidevalt analüüsida ja vajadusel ka muuta. Aga kui meil ei ole mingit mõtestatud tegevust, siis me ei saa seda ka ju analüüsida ja ega meil siis muuta midagi ei olegi. Aga loodetavasti klubid siis
hakkavad pingutama selle nimel, et me jõuaksime välisakadeemiatele lähemale, sest lõpuks me ju tahame, et meie mängijad oleksid nendes tippliigades. Ehk siis mis on need lahendused, kuidas me siin 5 või 10 aasta jooksul teeksime need jõulised sammud lähemale. Täiesti nõus, et kui meil on ka näiteid nagu väljaspool testid, et see toimib, siis me peame seda proovima, et ma arvan, seal on lahendus ja kui ei proovi, ei saa teada. Seesama nagu kui ei proovi, ei saa teada, ma ise nagu kui alustasin oma treeneri karjääri, mul vedas, et mul oli nagu arbeiter nagu mentor ja ma ka mõtlesin nagu, et kuidas nagu vaadates teiste treenerite tööd nagu, et ma olin nagu selline Hispaania jalgpalli fanaatik nagu ja siis ma mõtlesin, et kuidas ei saa Eesti poissi nagu õpetada mängimist, kui sa võtad nende metoodikat ja proovid nagu. Siis ma hakkasin tegema just nagu, ma võtsin alles siis 2004 gruppi, nad olid 12-aastased ja siis hakkasin nagu hästi palju igasuguseid rondasid mängima nendega, palju selliseid nagu lahendusi väljakule, et vähem trille. Ja siis ma nägin, kuidas nad hakkavad nagu seda võtma ja tegema ja siis nagu kogemusega sul tekivad mingi arusaamad, miks näiteks see sama Hispaania metoodika ei tööta võib-olla Eestis. Ja sest selleks, et ta töötaks, peab olema head tehnikat. Kui nad on 12-aastased ja 8 näiteks 12, nendega ei ole tegelenud keegi nagu, kes paneks need tehnikat peale, siis see ei toimigi. Et jällegi, kui me tuleme tagasi, et kui meil oleks nagu oma rakendatud metoodika ja me teame täpselt, mis vanuses, mida me peame tegema selleks, et mängida head ütlema nagu, ei saa öelda ilusad, vaid nagu jalgpalli sellel tasemel, et me saame võidelda nagu Euroopaga, siis ma arvan, nagu see hakkakski toimima, kui kõik on läbi mõeldud. Aga lihtsalt nagu ei saa niimoodi, et okei, ma nüüd nagu mul metoodika olemas ja nüüd ma hakkan kohe seda tegema seal näiteks dubli peal, see ei hakka niimoodi toimima. See peab olema täpselt nagu klubis rakendatud alates esimesest aastast, millal nad tulevad jalgpalli, näiteks ma ei tea 7 või 6 aastaselt, nagu ma ei tea, mis grupid nagu klubides nagu erinevalt, keegi hakkab 7-sest, keegi võib-olla 5 aastaselt, et peab olema rakendatud täpne metoodika, kuidas me tahame jõuda nagu lõpuni veel. Siis on mingi edu olemas. Kas teil on kummalgi tuua konkreetne näide, kus midagi sellist, mida me tahaksime tegema hakata, on juba tehtud mingi perioodi ja see on töötanud? Kas akadeemia, mingi riik? No kui ma toon kas või Flora näitel, siis ma arvan, et me oleme noortesüsteemis teinud suure sammu edasi, treenerid on muutunud teadlikumaks ja mängijate kvaliteet on tõusnud, aga ma ei eelda, et nüüd midagi juhtub üleöö, et enda jaoks me oleme kirjeldanud, et me tahame esimesi tulemusi näha siin 3-5 aasta pärast, kus meie noortegrupid mängivad tõesti hästi ka rahvusvahelisel tasemel. Et teine näide siis Soome noortekoondiste puhul, kus olen käinud klubijuhtidega Soomes suhtlemas, rääkimas, küsinud, mida nemad teevad, siis kõik on öelnud, et alates seal 2010-2011 aastast on niisugune väga kvaliteetne noortetöö käima läinud ja sisuliselt, ütlemegi, 10 aastat on nad seda teinud ja praegu me näeme esimesi tõelisi tulemusi. Et 10 aasta pärast saame me ka ise siis vaadata, et kus me enda arengus jõudnud oleme ja kas need sammud, mis me teinud oleme, on olnud õiged või kas midagi vajab muutmist. Nõus, täiesti nõus. Okei, jällegi suur näide Barcelona, aga seal ka Cruyff tuli, siis tegi La Masia, tekkis La Masia või kuidas seda nimetada, ehk siis nende jalgpallikool ja seal nagu tuli kohe see esimene põlvkond, Xavi, Iniestad, Pujolid ja kõik need ja seal Fabregas nad olid hästi edukad nagu. Jällegi näha, et kui see panustad, töötab. Teine on see sama Island, et ka samamoodi neil olid probleemid, nad tõid sisse treenerid, palkasid, kes andsid kogemust omadele ja ka tulemus olemas, ehk siis sama nagu, ma võin rääkida, Zvezdas käisin, Crvena Zvezdas Belgradis nagu samamoodi ma näen, ma olin seal nädala aega, vaatasin, mis trenni nad teevad, kõik on detailsedeni nagu läbi mõeldud ja ka näha on, et nad iga kord nagu võitlevad seal Champions League'is, siis nad müüvad mängijad hästi suure summa eest nagu teistesse klubidesse ja siis sama Krasnodar ka, ma vaatasin, kuidas akadeemia töötab ja kuidas kõik süstemaatiliselt läbi mõeldud ja mis nõudmised on seal, ehk siis igal pool nagu on mingi edulugu selle taga, aga jällegi seda tuleb nagu, see nõuab väga suurt investeeringut, nii rahalist kui ka lihtsalt nagu
et see panus peab olema nagu ajaline ka väga suur nagu, et sa eladki nagu staadionil, kui sa tahad saavutada tulemust, mitte niimoodi, et sa räägid sellest, aga lõppkokkuvõtteks vead nagu 2 tundi päevas või pühendad 2 tundi päevas jalgpallile ja sa arvad, et niimoodi midagi muud. Aga võtame teema kokku. Taavi, mis sulle sellest arutelust siin kõlama jäi? No tegelikult me tahame ju kõik Eesti jalgpallile parimat, me tahame, et meie koondised oleksid edukad, me tahame, et meie noorteakadeemiad oleksid edukad, et meie esindusmeeskonnad, esindusnaiskonnad suudaksid Euroopas läbi lüüa ja selle jaoks me peame hakkama leidma lahendusi, et kuidas sinna jõuda. Et lahendustest me täna päris palju ka rääkisime, alates siis noortetöö juhi rollist, et oleks olemas need vastutavad inimesed klubides, kes aitavad klubi metoodikat välja töötada ja kogu seda protsessi jälgida. Ja teiseks siis see info jagamine ja avatus inimeste poolt, et kõik on nõus siis enda metoodikat ka teistega jagama ja arutlema ja diskuteerima ja lõpuks iga klubi valib enda jaoks välja ju selle parima tee, kuidas nemad tahavad enda mängijaid arendada. Ja Voova, mida sina lisaksid? Ta pikalt rääkis ja enamus asju mainis, et selle infoga olen nõus ja et siit on võib-olla öelda, et on vaja alustada nagu täna ja kohe, mitte nagu venitada selle aega, sest mida nagu läheb aeg edasi, seda teised riigid nagu kiiremini nagu hüppavad meist eest ja me ei jõua mitte kunagi isegi sinna lähedale, kui me ei tegutse juba tänasest. Et see on põhiline, et klubid ei arvaks, et niimoodi, et küll see inimene tuleb ja teeb, vaid ise hakkavad nagu tänasest nagu muutma ennast ja tooma sisse ressursse nagu, et see hakkaks kõik tööle. Ma lisan siin veel selle, et just see klubi juhtide teadlikkuse tõstmine on kriitiline, et siin jalgpalliliit kindlasti saab suunata, koordineerida seda, et klubi juhid mõistaksid noortetöö olulisust ja rohkem ressurssi ollakse nõus pühenduma ka noorte jalgpalli. Et meil oleksid täiskohaga noorte treenerid, kes on valmis pühenduma noorte treeneri ametile, et meil oleks piisavalt võimekust infrastruktuuri panustada ja meil oleks läbimõeldud treeningmetoodika ja hästi juhitud treeningmetoodika, et kõik see lõpuks ka väljakul realiseeruks. Yeah. Selline oligi meie episood Eesti jalgpalli noortetööst. Aitäh mõlemale saatekülalisele ja kõikidele kuulajatele, kes leidsid aega meie aruteluga kaasas käia. Minu poolt on kõik ja kohtumiseni järgmises episoodis.